See on laev, mida väidetavalt pole olemas. Üks paljudest Venemaa varilaevastiku laevadest, mis on hoidnud Putini sõda elus, vedades illegaalset naftat üle kogu maailma. Aga see saadi kätte. Varilaev oli täiesti reaalne ja Ühendkuningriik leidis selle üles. Ja kui laev märgati, oli kõik läbi. Ühendkuningriik võttis ette lausa James Bondi stiilis operatsiooni, saates kuninglikud merejalaväelased mitte ainult Venemaa kahtlast laeva kinni pidama, vaid ka sellele pardale minema ja paljastama, mida Putin üritab teha, et oma sõda jätkata. Uudis tuli välja 14. juunil. Kuningliku merejalaväe komandod on varahommikul Inglise kanalis kusagil pardale läinud Venemaa varilaevastiku tankerile. Nendele merejalaväelastele liitusid Ühendkuningriigi riikliku kuritegevuse ameti ehk NCA ametnikud ning nad said toetust Briti kuninglikelt õhujõududelt, et viia lõpule 6 tunni pikkune operatsioon, mida BBC sõnul oli Ühendkuningriigi esimene omataoline Venemaa varilaevastiku vastu. On põhjuseid, miks Ühendkuningriigil võttis nii kaua aega selliste meetmete rakendamiseks, kuna tuli ületada õiguslikud takistused, kuid praegu jääb fookus Venemaa laevale. Seda nimetatakse Smeratoseks ja see on üks tohutust vanade naftatankerite laevastikust, mida Vladimir Putin on kasutanud Venemaa nafta ja gaasi üle maailma vedamiseks, püüdes meeleheitlikult pääseda sanktsioonide karmistuvast võrgust. Al Jazeera räägib meile selle laeva kohta veidi rohkem. See ütleb, et Smeratos sõitis Cameroni lipu all, mis on üsna tüüpiline taktika, mida varilaevastik kasutab. Venemaa lipu all sõitmine teeb laevast selge sihtmärgi. Venemaa sõidab selle asemel teiste riikide lippude all, lootuses, et tema kahtlased laevad suudavad järelevalvest mööda hiilida ja jõuda sinna, kuhu vaja. Smeratose puhul paistis, et sihtkohaks oli Egiptuses asuv Port Said. Laev oli väljunud Venemaa Balti sadamast Ust-Lugast 5. juunil, väidetavalt vedades umbes 700 000 barrelit naftat. See on päris palju vedelat kulda, mis on seal metallis kinni. Mais ütles Londoni majandus- ja poliitikateaduste kooli teadur Luke Cooper, et pärast operatsiooni Epic Fury Iraanis, kui Hormuzi väin blokeeriti ja hinnad tõusid $40 barrelilt, sai Venemaa umbes $59 barrelilt. Seda arvu kasutades võime hinnata, et Smeratos vedas veidi üle $41 miljoni väärtuses naftat, mis kõik pidanuks tagasi Venemaale jõudma, et Kreml saaks sellelt makse koguda ja oma osa kasutada Ukraina sõja rahastamiseks. See nafta ei liigu enam kuhugi. Ja samuti ei liigu kuhugi ka raha, mida Venemaa lootis selle eest saada. Smeratose omandistruktuur heidab veidi rohkem valgust selle rollile varilaevastikus. Al Jazeera sõnul on laev registreeritud Hongkongis asuva ettevõtte Chao Yao Shipping Limited nimele, mille kohta väljaanne väidab, et see omab veel mitmeid teisi varilaevastiku laevu, mis on lääneriikide poolt sanktsioneeritud. Seda ettevõtet juhib Indias Tamil Nadu osariigis asuv haldusfirma, mis näitab meile, et Venemaa püüab luua mitmekihilise omandistruktuuri, et varjata tõsiasja, et varilaevastiku laevad, millega ta sõidab, kuuluvad Venemaale. Kõik see salatsemine ei tähendanud 14. juunil suurt midagi. Suurbritannia kuninglikud merejalaväelased näitasid Venemaale, et ükski nende taktika ei toimi, kui üks nende kahtlastest laevadest sõidab La Manche'i väina. Vähesed teadmised selle operatsiooni kohta pärinevad meediaraportitest ja Suurbritannia avaldatud videost, mis saadab Putini suunas selge sõnumi. Tema varilaevastiku laevade meeskonnad ei suuda midagi teha, et peatada sõjaväge, kes on valmis pardale tulema. Al Jazeera teatel ütles Suurbritannia kaitseministeerium, et reid toimus 14. juuni varahommikul ning selles osalesid kuninglikud merejalaväelased, kes laskusid otse Smeratosele Chinooki kopteritest alla lastud köite abil. Kohal olid ka teised nimetamata sõjalennukid toetuseks, samuti kuningliku mereväe fregatt ja miinijahtimislaev. Viimane oli ilmselt kaasatud igaks juhuks. Kõik sõjalaevad, mis saatsid Venemaa kahtlast laeva, otsustasid selle ümber miine paigaldada, kui nad mõistsid selle kinnivõtmise vältimatust. Kaitseministeeriumi avaldatud videod kinnitavad Al Jazeera väiteid. Ühes 44-sekundilises videos näeme, kuidas merejalaväelased laskuvad helikopteriga Vene laevale, millele järgneb komandode samm-sammuline laeva läbi otsimine. Kajutid tõstetakse üles, dokumendid leitakse ja videost on selgelt näha, et merejalaväelased ei kohanud Smeratose meeskonnalt suurt vastupanu. Nagu arvata võib, on tegemist naftatankeriga, mitte sõjalaevaga. Siiski on alati võimalus, et Venemaa paigutab oma varilaevastiku tankeritele sõdureid ning kuninglikud merejalaväelased pidid olema valmis tulevahetuseks. Õnneks midagi sellist ei juhtunud. Operatsiooni lõpuks teatas Ühendkuningriik, et NCA ametnikud võtsid sanktsioonidega seotud rikkumistes kahtlustatuna vahi alla ühe India kodaniku. Ülejäänud 24-liikmelisest meeskonnast olid ilmselt pärit Gruusiast ja Indiast ning kõik jäid pardale, samal ajal kui nad Ühendkuningriigi sõnul aitavad uurimisega.
See on viisakas viis öelda, et nad teevad hirmust püksid täis, samal ajal kui merejalaväelased ja NCA ametnikud küsitlevad neid selle kohta, miks nad töötavad Vene varilaevastiku laeval. Ühendkuningriigi peaminister Sir Keir Starmer tõi kiiresti esile operatsioonis üles näidatud vapruse ning selgitas, miks on nii oluline, et Ühendkuningriik nüüd varilaevastiku laevadel reide korraldab. See edukas operatsioon annab Venemaale järjekordse löögi ja tuletab neile, kes Putini sõda Ukrainas toetavad meelde, et me ei lase neil peitu pugeda, kuulutas Starmer. See reid ei oleks saanud Starmeri jaoks tulla paremal ajal, kuna ta on šokeeritud avalikust teadaandest, et tema kaitseminister John Healey on tagasi astunud, kuna usub, et Ühendkuningriik kulutab oma riigikaitsele liiga vähe. Mis puudutab Venemaa reaktsiooni, siis seda pole olnud. Venemaa ei taha tunnistada, et Ühendkuningriik just alandas teda kogu maailma ees ja ta ei taha kindlasti juhtida rohkem tähelepanu varilaevastiku alusele, mida ametlikult ei tohiks isegi olemas olla. Nii peab Putin pealt vaatama, kuidas Ühendkuningriik oma saaki esitleb, sisemiselt keedes, kui ta näeb videoid ja mõistab, et Ühendkuningriik ei tee varilaevastiku suhtes enam nalja. Sanktsioonid ei toiminud piisavalt hästi. Nüüd teevad kuninglikud merejalaväelased seda, mida need sanktsioonid pole suutnud saavutada. Kuigi Kreml ei reageerinud, tuli omamoodi vastus, mille Venemaa suutis kohe pärast Ühendkuningriigi reidi anda. Ühtegi sõna ei öeldud, ühtegi käsku ei antud, mida keegi väljaspool Venemaad oleks kuulnud, kuid Inglise kanalis hakkas midagi toimuma, mis andis Ühendkuningriigile märku, et Putin oli 14. juunil saadetud sõnumi selgelt ja valjult kätte saanud. Varilaevastiku laevad hajusid ja lahkusid kanalist nii kiiresti, kui nende mootorid võimaldasid. Oma 14. juuni raportis, kus kajastati merejalaväelaste reidi, avaldas ajaleht AI, et 6 varilaevastiku tankerlaeva olid pärast Smeratose hõivamist Inglise kanalist kohe välja sõitnud ja need laevad ei kavatsenud sinna kauemaks jääda. Tagasipöörde järel registreeriti ning tulemuseks oli see, et 6 Venemaa varilaevastiku alust kulutasid vaid 77 minutit, et lahkuda veeteelt, mille Ühendkuningriik oli just muutnud äärmiselt riskantseks marsruudiks. 6 laevast 3 pöördusid tagasi umbkaudu Venemaa ja Skandinaavia suunas, mis viitab sellele, et need olid alused, mis olid Venemaa Läänemere sadamates naftaga täidetud ning nüüd kiirustasid koju tagasi enne, kui Ühendkuningriigi merejalaväelased jõuaksid ka need tabada. Teised 3 alust valisid teise tee, pöörates eemale La Manche'i väinast ja suundudes Iirimaa poole, uskudes ilmselt, et Ühendkuningriigil ei ole aega ega ressursse neid peatada, kui nad üritavad La Manche'i väinast mööda hiilida. Kui otsid Venemaa vastust Smeratose reidile, siis need laevad just andsid selle. Jookse Ühendkuningriigist nii kaugele kui võimalik. Ajaleht AI paljastab, et me teame nende 6 kiirustava laeva kohta veidi rohkem. 2 neist, Minje ja Kazak, olid teel Venemaalt Egiptuse sadamatesse, täpselt nagu Smeratos. Teine, nimega Sona, väljus Sudaanist ja suundus samuti Egiptuse poole. Patai väidab, et on teel India sadamasse Chennai, kuigi praegu liigub see pärast Iirimaa poole pöördumist Horvaatia jahisadamasse. Ja lõpuks pole 2 ülejäänud laeva, Lion One ja Sea Viking, oma sihtkohta teatanud. Kõik need laevad on sõnumi kätte saanud ja selle sõnumi tegi selgeks kindralmajor Buster House, kes on kunagine kuninglike merejalaväelaste komandant-kindral. Putuni kalduvus on õõnestada rahvusvahelist korda paljude väikeste löökidega. Kui talle sõrm anda, võtab ta terve käe. Nii et ma arvan, et talle tuleb vastu astuda igal pool, kus me seda teha saame, ütles House pärast Smeratose reidi. Ta lisas, see on õige asi, mida teha. Me peame oma vete üle järelevalvet pidama. Me peame näitama, et meil on oma vete üle kontroll. Ja see ongi kogu mõte. Putin arvab, et ta saab kontrollida teiste riikide vesi, peites oma laevu. Ühendkuningriik võttis just kontrolli tagasi, andes Putinile teada, et La Manche'i väin on nüüd tema jaoks keelatud. Aga tuleb küsida, miks kulus kuni 14. juunini üle 4 aasta pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse, enne kui Ühendkuningriik lõpuks konfiskeeris oma esimese Vene varilaevastiku laeva. Selleks on hea põhjus, aga enne kui sellesse süveneme, vaatate saadet The Military Show. Kui sa pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg sellele nupule vajutada. Ühendkuningriigil on juba pikka aega olnud probleem varilaevastikuga, kes kasutab La Manche'i väina. 12. mai raportis tuvastas BBC Verify 184 kahtlast alust, millest kõik on Ühendkuningriigi poolt sanktsioneeritud. Need olid kokku teinud 238 reisi läbi Ühendkuningriigi vete viimase 7 nädala jooksul. Starmer esitas märtsis Venemaale ähvarduse, et on andnud Ühendkuningriigile volituse neid aluseid peatada ja pardale minna. Venemaa ei võtnud seda ähvardust ilmselgelt tõsiselt ja kuni juuni keskpaigani tundus, et neil oli õigus. Varilaevastiku laevad sõitsid Ühendkuningriigi vetes sadade kaupa ja neid ei peatatud. Siis midagi muutus. Muutus algas Starmeri hoiatusega. Ühendkuningriigi peaminister ei ajanud lihtsalt tühja juttu.
nagu Al Jazeera märgib, andis Starmer tõepoolest juba märtsis Ühendkuningriigi võimudele õiguse peatada, pardale minna ja kinni pidada sanktsioonide alla kuuluvaid laevu Ühendkuningriigi vetes. Õiguslik raamistik kehtestati, kuid see seisis sisuliselt kasutamata 11 nädalat, enne kui kuninglikud merejalaväelased tormasid 14. juunil varilaevastiku laevale. Al Jazeera sõnul ei olnud ainult raamistikust piisavalt kasu. Tuli lahendada ka teisi õiguslikke küsimusi ning Ühendkuningriik pidi välja mõtlema, kuidas tulla toime arestitud laevade hoiustamise kuludega, mis võivad kiiresti kasvada, kui riik hakkab püüdma tegeleda iga varilaevastiku laevaga, mis tema vetest läbi sõidab. Seega näitab 14. juuni operatsioon meile, et Ühendkuningriik on probleemid lahendanud. Me ei tea, kui regulaarselt selliseid arestimisi edaspidi ette tuleb, kuid me teame, et Ühendkuningriik on loonud pretsedendi, mida enam eitada ei saa, ja see on Venemaa jaoks väga halb uudis. See tähendab, et Ühendkuningriik on lõpuks läinud sanktsioonidelt üle arestimisele. Siin on, mida see tähendab nii varilaevastiku tuleviku kui ka Venemaa sõja jaoks Ukrainas. Mida me just nägime, on see, et Ühendkuningriik lisas viimase tükikese puslesse, mida ta on 4 aastat püüdnud lahendada. Enne seda olid 100 sanktsioonid peamine vahend, mida Ühendkuningriik kasutas varilaevastiku peatamiseks. Kuningliku mereväe veebisait toob selle välja, märkides, et Ühendkuningriigil on sanktsioonid rohkem kui 500 kahtlasele Vene alusele ning need sanktsioonid koos teiste lääneriikide omadega aitasid kaasa sellele, et Venemaa nafta- ja gaasitulu langes 2025 aastal 24%. Nägime sarnast langust ka 2026 aasta esimeses kvartalis, kui Venemaa nafta- ja gaasitulu langes veel 45,4% võrra. Siiski võimaldas operatsioon Epic Fury põhjustatud hinnatõus Venemaal hakata kahjusid mõnevõrra tagasi pöörama. Siiski toimisid sanktsioonid umbes nii hästi kui üldse võimalik. Ja Ühendkuningriik ei olnud sugugi passiivne Vene laevade arestimise osas. Lihtsalt nad ei teinud seda otseselt. Näiteks teatas BBC 1. juunil, et Prantsusmaa oli Atlandi vetes arestinud varilaevastiku kuuluva laeva nimega Targor. Kuigi Prantsusmaa sai selle tabamise eest õigustatult tunnustuse, toetas Ühendkuningriik neid, kasutades helikopterit, mis oli varem HMS Somerseti pardal, et Vene laeva Prantsusmaa heaks jälgida ja seirata. Võib-olla oli see Ühendkuningriigi jaoks õppetund. 2 nädalat hiljem viisid nad läbi omaenda arestimise. Ühendkuningriik teatas pärast 14. juunil toimunud Smeratose arestimist 16. juunil, et nad on kehtestanud uue hulga sanktsioone varju vastu. Laevastik. Sellele nimekirjale on lisatud üle 20 laeva, näidates Venemaale, et Ühendkuningriik võtab nüüd oma kahtlasi laevu nii karmilt kui võimalik ette. Veel sanktsioone kehtestati laevandusteenuste ja kindlustusandjate vastu, kes toetavad Venemaa laevastikku. Ja Ühendkuningriigist sai ka esimene 7 riigist, kes kehtestas sanktsioonid laevadele, mis kuuluvad Venemaa Arktika veeldatud maagaasi 2 projekti juurde, mis ekspordib miljoneid tonne gaasi, olles järjekordseks allikaks sellele, mida Ühendkuningriigi valitsus nimetab Putini räpaseks tuluks. Kõik see tähendab varilaevastiku jaoks seda, et Ühendkuningriigi vetes ohutult liikumine on nüüdsest lõppenud. Kuninglik merevägi ütleb, et varilaevastik veab 75% Venemaa sanktsioonide all olevast naftast, kasutades selleks 700 laeva suurust laevastikku, mis on oluline eluliin Putinile ja tema sõjale. 14. juuni arestimine on Putini jaoks mitmel moel õigeaegne hoop. Tõsiasi, et see toimub nii varsti pärast Hiili lahkumist, tähendab, et me võiksime seda tõlgendada kui Starmeri poolt Suurbritannia rahvale saadetud sõnumit, andes neile teada, et ta võtab Vene ohtu tõepoolest tõsiselt. See samm tehti ka vahetult enne G7 tippkohtumist, mille käigus arutati muid meetmeid, mida nad võiksid võtta Ukraina toetamiseks. Nüüd saab Ühendkuningriik vaadata, mida ta tegi La Manche'i väinas, samuti seda, kuidas ta aitas Prantsusmaad paar nädalat varem ja öelda, vaadake, nii me nüüd aitame Ukrainat, avaldame varilaevastikule rohkem survet. Ja just see surve hakkab lõpuks vilja kandma. Miks? Ühendkuningriigi korraldatud konfiskeerimine ja vihje, et seda võib veelgi juhtuda, on toimunud ajal, mil Putinil on oma sissetungi rahastamine raskem kui kunagi varem. Kui me ütleme, et varilaevastik on oluline osa Venemaa praegusest majandusstruktuurist, siis me ei liialda. Ajalehe The Guardian andmetel teenib see laevastik Venemaale igal aastal hinnanguliselt 87–100 miljardit dollarit tulu, mis kõik on maksustatav raha, et tagada miljardite jätkuv laekumine Putini sõjakassasse. Võib väita, et varilaevastik on peamine tuluallikas, mis praegu Venemaad elus hoiab. Seega ei oleks Ühendkuningriigi poolt varilaevastiku laevadele korraldatud reidid saanud Venemaa jaoks tulla halvemal ajal. Riik on juba Putini sõjaaegsete kulutuste ja poliitika tõttu laastava majanduslanguse äärel. Jakobin teatab, et Venemaa föderaalne eelarve defitsiit ulatus 2026 aasta esimese 4 kuu jooksul umbes 2,5%-ni riigi kogu sisemajanduse kogutoodangust ehk SKP-st.
ja see on nüüd nende 4 kuu jooksul juba suurem kui kogu 2025 aasta defitsiit. Venemaa registreeris 2026 aasta esimeses kvartalis oma SKP esimese languse 3 aasta jooksul. Ja ometi jätkab Putin raha kulutamist oma sõjale. Euromaidan Press teatab, et 2026 aasta alguses läks 46% Venemaa eelarvest sõja peale, isegi kui tulud langesid. Ja nüüd arestitakse varilaevastiku laevu. Ja juba niigi ülekoormatud Venemaa liigub nüüd kiiresti finantspõrgu poole, eriti kui need arestimised muutuvad tavapäraseks. Lahinguväljal põhjustab raha otsa saamine kaost Putini Ukraina plaanides. Venemaa on juba jõudnud punkti, kus sõduritele pakutakse rekordilisi $80 000 suuruseid liitumisboonuseid, lisaks 6-kohalist võlaleevendust ja tohutuid palku. See pole takistanud Venemaa värbamine, oli 2026. aasta esimeses kvartalis 20% madalam kui samal perioodil 2025. aastal, teatab CNN. Kogu Venemaa sõjapingutus sõltub sellest, et nad suudavad kulutada tohutuid summasid raha, et meelitada vabatahtlikke liituma. Seda lähenemist ei saa jätkata, kui varilaevastiku tulud kuivavad kokku. Isegi lühiajalised löögid, nagu see, mille Ühendkuningriik just andis, on kahjulikud. Need tekitavad riski, mis põhjustab viivitusi, kuna laevad kas ei välju või otsivad alternatiivseid marsruute, mis kõik mõjutab Vene sõjaväe rahavoogu. Venemaa sõjaväe värbamiskulud moodustavad nüüd hinnanguliselt 9,5% riigi föderaalsest eelarvest ning üha selgemaks saab, et Kreml peab pakkuma rohkem kui isegi praegu pakutavad rekordilised summad, et leevendada süvenevat värbamiskriisi. Seega see, mida Ühendkuningriik tegi, ei olnud lihtsalt löök varilaevastiku vastu. See on nagu pistoda, mis on torgatud Vene sõjamasina tukslevasse südamesse. Venemaa plaani kulutada end võiduni ähvardab nüüd sanktsioonide ja konfiskeerimiste kombinatsioon ning Ühendkuningriik on pärast aastaid sanktsioonide eestvedamist nüüd ametlikult liitunud ka konfiskeerimiste mänguga. Kas Venemaa kahtlase laevastiku peatamiseks saaks veel midagi teha? Kindlasti. 4 juuni artiklis väitis United24 meedia, et enamik kinni peetud varilaevastiku laevu peetakse kinni, kontrollitakse ja vabastatakse lõpuks, kuna puudub Euroopa seadusandlus, mis võimaldaks nende püsivat konfiskeerimist. See võiks olla järgmine samm, uue seadusandluse loomine, mis võtaks Venemaa kinnipeetud laevad veelt jäädavalt maha. Siis võiksid sammud, mis täna Putinit muretsema panevad, muutuda homme kampaaniaks, mis halvab Venemaa sõjategevuse. Aga praegu saadab see, et kuninglikud merejalaväelased tormavad varilaevastiku laevale tugeva sõnumi. Ühendkuningriik on tulnud Venemaa kahtlaste laevade järele ja veed Ühendkuningriigi ümber on palju vähem turvalised kui varem. Prantsusmaa on juba seda sõnumit Venemaale edastanud. Me mainisime selles videos Targori tabamist ning saate rohkem teada, mida Prantsusmaa tegi, kuidas Ühendkuningriik aitas ja mida see tabamine tähendab. Kuidas? Vaadates meie videot, kus me süveneme sellesse, kuidas Prantsusmaa on andnud märku uuest faasist selles, kuidas lääs varilaevastikuga tegeleb. Ja kui teile see video meeldis, siis ärge unustage tellida The Military Show'd, et näha rohkem meie analüüse lääneriikide viimastest sammudest Putini ja tema sõjamasina kahjustamiseks. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!